Nüüd aga siirdume autokütuste maailma ja selgitame talviste kütuste ja tankimise omapära. Tundub ju lihtne, mis probleemid siin ikka saavad olla, sest meil on ju aastaid olnud kütus korralik. Aga midagi siiski. Praktiliselt 80% Eesti kütuseturust on varustatud Leedus asuvast rafineerimise tehasest ja need kütused, mis juba tehasest välja tulevad, on täna nii hea kvaliteediga, et pole ühtegi lisandit sinna vaja täiendavalt tootmisväliselt juurde ei ole vaja lisada, ehk et see kvaliteet on väga hea. Et ainukene küsimus on täna see, mis diiselauto omanikke kõige rohkem vaevab, et kui külmakindel on kütus ja eriti päevakorras on see siis sügisel või talvehakul, kui on veel kütusepaagis võib-olla kellegil suvine diisel ja ilmad lähevad jahedaks ja et millist kütust müüakse siis tanklas, et see on kõige põhilisem küsimus, ehk et ainukene probleem saab esineda sellest, et järsku müüakse liiga vähe külmakindlat diiselkütust. Kas siis on ja milline see talvine diiselkütus oma omaduste poolest on? Suvine diisel ja talvine diisel ei erine omavahel milleskist muust kui ainult selle poolest, et kui külmakindel on talvine diiselkütus. Eestis on nõue, et diiselkütuse külmakindlus peab olema -26 kraadi. Me oleme võtnud hoiaku ja terve selle talve oleme müünud klass kangemat ehk et klass 2 diiselkütust ja täna saame siin näha ka sertifikaatide pealt, et antud kütuse külmakindlus on kuni -36 kraadi. Ja see on täiesti piisav ja kui ma veel korraks räägin, et seal on teil 2 sellist parameetrit diiselkütusel. Üks on hägustumistemperatuur, et kui klass 1, mis on Eestis nõue, on see hägustumistemperatuur -16, vähemalt peab olema ja külm filtruumistumise punkt on siis -26 ja kui nüüd meil peaks ka näiteks tanklas olema see klass 1 siis Eestis nõutud külmakindlusega diisel ja kui juhtuks, et temperatuur on madalam, -30, aga kui nüüd kütuse temperatuur, see külmakindlus ja filtruumistumise punkt on -26, siis juhtub see, et parafiinikristallid diiselkütuses on kasvanud nii palju suureks, et nad ei lähe enam kütusefiltrist läbi. Ja see on see põhjus, kui me nüüd vaatame, milline on olnud selle talve siis ilmad ja külm on olnud ikka korralikult isegi -30 kraadi, siis nõuetele Eestis nõutud diiselkütus tegelikult sellega jääks hätta. Ja see on see põhjus, miks me müüme klass kangemat, mille külmakindlus on -36 ja sellega Eesti oludes kindlasti hätta ei jää. Kas bensiinidel tehakse ka vahet? Suvine, talvine? Õige küsimus, et ka bensiinil on olemas suvine bensiin ja talvine bensiin. Erinevus nüüd diislikütusest on see, et kui suvise diisliga talvel sõita ei saa, sest ta hangub ära, tekivad parafiinikristallid, siis bensiiniga vastupidi, et talvise bensiiniga ei saa sõita suvel, aga suvise bensiiniga saab sõita talveperioodil kenasti. Bensiini eristab aururõhu parameetri näit, mis talvel peaks olema 82 kilopaskalit ja suvel vahemikus 65–70. Seega suvel kuumaga aurustub bensiin liiga hästi, mis pole ka mootorile hea. Kus klient ikkagi kõik teada saab, kui tal tõesti tekib huvi ja tõesti tekib ka kahtlus, et kas siin selles tanklas ikkagi on nendele parameetritele vastavad kütused, saan ma seda kuskilt teada? Õnneks on Eestis see reguleeritud väga hästi, et tanklates peab olema koha peal siis kütuse sertifikaat ja iga klient saab selles ise veenduda, tulles tanklasse sisse, küsida siis kütuse siis sertifikaati ja veenduda seal ja vaadata neid numbreid, mis on siis külm filtruumistumise punkt näiteks diislikütusel ja veenduda, et on see siis sobiv või mitte. Ja seal on muidugi need parameetrid on palju rohkem. Mõned aastad tagasi oli meil väga suur poleemika just nende lisandite koha pealt kütuses. Me hakkasime Euroopa teatud reeglid täitma. Täna me oleme läinud teist teed ja ka kütusetankla pealt võib välja lugeda, et ei ole biolisandit, ei ole ka etanoolisisaldust. Kas see ongi praegu nüüd niimoodi? Ja kui 2018 biokohustus tuli maikuus, siis esimesed aastad oli tõesti probleemiks see, et eks see kõik oli uus ja kütusesse segati bensiini siis etanooli ja diiselkütusesse pandi rapsiõli, nii-öelda siis kütuseturu keeles FAMET ja sellega tekkisid küll probleemid. Täna ma julgen öelda niimoodi, et viimati segati üldse
diisli hulka biodiislit järsku 21. aastal. Ehk et julgelt 5 aastat on tanklates kütus, mida müüakse, on fossiilne, sinna ei ole segatud biodiislit. Kütuste biokohustus täidetakse täna hoopis teiste vahenditega, aga nüüd mõned nõuanded talviseks tankimiseks. Talvel on soovitus mitte lasta kütusepaagil tühjaks sõita. Et tankida tihedamalt, kui ikkagi juba pool paaki on ära sõidetud, siis tasub uuesti paak täis panna. Ja see põhjus on väga lihtne, et mida tühjem on kütusepaak, siis see täitub välisõhuga. Ja õhus on niiskust ja mida tühjem on kütusepaak, seda rohkem on seal niiskust ja sellel niiskusel on võimalus siis kondenseeruda kütusepaagi sisepinnale ja nii tekib ka see kondens või vesi kütusepaaki, ehk et tankige tihedamalt talvel poole paagi kaupa ja hoidke paak võimalikult täis. Kahjuks on siiski ette tulnud olukordi, kus me näeme taas tee ääres seisvaid sõidukeid. Kindlasti on oluline, et ka auto oleks korrapäraselt hooldatud.